Selle saate toob sinuni Volkswagen, sest tõeline areng saab alguse tähendusrikastest vestlustest. Praegu leiad aadressid volkswagen.ee eripakkumise. 10 meie populaarseimat mudelit ilma registreerimist tasuta. Tere head kuulajad, kätte on jõudnud 3. november ja Geeniuse digisaade on siin, kus täna on Glen Pilvre, Ants Lõugas, Meelis Väljamäe ja lausa ka külaline. Millest me täna räägime? Räägime sellest, kuidas internetibrauserid on arenenud, muutunud targemaks, vähemalt lubaduste kohaselt, kas sellest ka tegelikult meile kasu on. Räägime sellest, et Eesti hoiatab inimeste eest, kui on hädaolukord. Kuidas hoiatus meini võiks jõuda. Räägime sellest, kuidas pettukonned läbi tulevad kõikidest headest soovidest ja püüdest neist takistada hoolimata. Ja lisaks on meil veel nipet-näpet huvitavat kõnelda. No alustame võib-olla uudise teemaga. Ma ei tea, Meelis, Glen, kas teie saite aru, et meil on hädaolukord? Peate ruttu tegutsema. Peate jooksma lähima varjumiskoha suunas, sest meil oli selle harjutus oli. Väga ei saanud, isegi kuigi ma ootasin seda, sest et me seal Geeniuse tunnetuse vestluses chatis ootasime põnevusega, et kas tuleb ja millal tuleb ja siis kui pidi tulema 30, siis tegelikult tuli, riik ütles, et saasi 37, meil jõudis kohale 39 enamusele, ja mõnele hiljem. Aga siis 9 minutis inimesega põhimõtteliselt ja 2 minutit hiljem, kui nad ütlesid, välja saatsid. Aga põhjada on see, et kui sul telefon on hääletu peal, siis sa ju ei kuule, et see tuleb, sest et mingisugust häält ta ei tee. Sa räägid kontekstis kuulajatele, sa räägid minutitest õnneks hea seegi, sest et see siis test toimus 28. oktoobril ja nagu Meelis ütles, 11.30 orienteeruvalt oli lubatud, et inimesed saavad selle testteate läbi 2 mobiilirakenduse Eesti riigiäpp või Ole valmis mobiiliäpp. Mina sain selle 3. kanalist, mille nimi oli Ants Lõugas. Et toimis see sotsiaalne võrgustik. Kuule, Glen, kas sa oled juba varjunud? Tuli teavitus mulle, et testi äppi ja seal oli veel natuke krõbedamaid sõnu ka, mis nagu lisasid mulle valpsust, et sain aru, et oht oli täitsa tõsine, aga jah, minule see ei jõudnud küll ühestki äpist, aga muidugi minu probleem oli see, et mul seda kodukaitse äppi, oli see kodukaitse või naiskodukaitse? Ole valmis, naiskodukaitse haldab seda, jah. Jah, et seda äppi mul tollel hetkel ei olnudki paigaldatud, peale mida ma selle äppi siis paigaldasin ja see nägi täitsa muhe välja, küll aga mul paigaldatud siis kurikuulus või kuulus Eesti äpp, mis ei teinud piuksugi. Kas ei teinud piuksugi, sa ütled, et sa ei märganud seda või teavitus reaalselt ei jõudnud kohale? Ei olnud ühtki teavitust, ei kuskil kastis ja peidus ja lihtsalt ei olnudki teavitus ja mul tegelikult olid teavitused lubatud küll, et mul isegi olin Eesti äppi nii palju usaldanud, et kõik kraanid olid lahti. Meelis, sinul samuti Androidi peal siis nagu ei olnud kuulda või ei tulnud kohale kumbagi äpiga see teavitus? Kohale tuli ja ei tuli kohale, mul teist äppi ei ole, Eesti oma tuli kohale, aga vaikselt ja sellest Ronald kolleeg kirjutas ka artikli, et Eesti riigi äpis ei ole seda võimekust, mis siis nii-öelda override'iks telefoni vaigistusseadeid, sest et ametnikud väidavad siis seda, et seda lubatakse ainult valitutele ja äppi haldav kas RIA või ma isegi pärast ei mäleta, kes selle äppi haldamise tegeleb, ei ole seal ei Apple'il ja Google seal valitud nimekirjas praegu veel, et sellega tegeletakse, aga praegu ühesõnaga, et ei saa riigi äpp nii-öelda üle minna siis sellest seadistusest, kui on see on mõistlik seadistus, et igasugust reklaami ja spämmi äpid ei hakkaks nagu karjuma su kõrvas, kui sul on tegelikult telefon vaikseks pandud, aga jah, et selle võib-olla riiklike äppide puhul võiks see kuidagi see override minna olla lihtsamaks tehtud nende tootjate poolt, eks ole siis Apple ja Google'i poolt, aga. Eks asi peaks algama sellest ka ikkagi, et see teavitus sinna äppi jõuab, et selge on see, et ta ka ei jõudnud näiteks, siis ma ei tea, kas ma olin erand. See on esimene näide, huvitav jah, aga võib-olla ta ei jõudnudki sellepärast, et see oli tavaline teavitus ja mõlemal opsüsteemil on oma siis selline API või versioon nagu see, kus sa saad saada kriitilise teavituse, et kui me taotleme seda Apple'ilt ja Google'ilt ja me saame sinna valitud nimekirja, siis peaks olema tulemusi hea. Sul on telefon vaigistatud, sa istud kinos või teatris näiteks. Mõtled, et sa ei sega, mis toimub laval või kontserdil. Aga sellest hoolimata, kui tuleb selle riikliku äpi kriitilise teavituse signaal, siis ta hakkab sul juurgama tuut.
ja sa pead vaatama ja sa loed seda ja siis sa nagu juba maha ei maga. just vastasjuhul on siis see, et sellest teavitust pole kasu, kus sa ei näe seda ja pomm tuleb, eks ole, või mis iganes tulekahju või mis muu siin olla võib. Aga minul oligi veel see, et noh, iOS-i peal täpselt sama probleem, et ka ei ole seda kriitilise teavituse mehhanismi lubatud veel. Aga mul oli see, et ma nägin teavitust pärast mingid minutid hiljem, kui ma sinna peale klikkisin, no mis peaks juhtuma? Ma peaks ju inimesena teada saama, et kus on oht, mis ma tegema pean ja nii edasi. Isegi kui see on ja infot peaks olema seal, eks ole. Ja isegi kui see on õppus, peaks olema teada, et seal me testime. Mul jooksis äpp kokku selle peale. Paar minutit mõtles ja läks siis kokku. Kusjuures see oli küll jah, minu arust jooksis enamusel kokku, sest väidetavalt seal oli mingi veebi backend, mis koormuse tõttu nagu jah, saba pani. Et kui ikkagi 100 000 inimesed korraga avavad äppi ja tahavad midagi lugeda, siis võib olla, et mõni asi, mis on mõeldud 1000 inimese jaoks, ei pea vastu. Muide, aga samal teemal ka meenus mulle, et eelmisel nädalal, kui me nüüd vaatame seda esmaspäeva perspektiivist, siis testiti ka sireene vähemalt kusagil, aga ma tunnistan, et ma ka ei kuulnud, aga selles ma ei saa süüdistada jälle sireene, vaid ennast võib-olla. Kas see oli nüüd ka eelmisel nädalal oli sireeni test või? Ma kuulsin uudist millalgi, et neid hakatakse testima, et ärge ehmatage, kui sireenid siis teevad kõva häält. Aga noh, ma ei ehmatanud, aga võib-olla veel kord ma ei kuulnud ja ma ei saa sugugi süüdistada sireene, äkki näiteks keegi kuulis, võib-olla teie kuulsite. Suvel oli ka sireenitest veel see kevadel. Ja seal asja sisu just oligi, et vaata suvel läks see test väga halvasti, sest mingisugune kontrollmoodul ei töötanud ja vist umbes 90% sireenidest umbes 5 tegi häält või seal olid protsendid üsna ebamääraselt kaldu siis sinnapoole, et need sireenid enamik ei toiminud tänu mingitele kontrolljubinatele, mis nüüdseks on parandatud ja seetõttu see uus test siis pidigi selgitlema, kas nüüd on olukord parem. Nii et ma ei tea, kas olukord oli parem, aga tegelikult muidugi, aga siin võib olla kriitiline ja iroonitseda ja üldse teha nalja ja vastupidi, teste tegelikult muidugi peabki tegema, need süsteemid ju peavadki töötama ja iseenesest ei ole selles nagu midagi halba, kui ju testitakse, ta ei tööta, et siis peakski testima uuesti, nii et ta ikka hakkaks tööle, sest selle mõte on see, et sireen ikkagi teeks ennem häält kui tiibrakett ja tõesti on kusagil lumetorm, siis ei ole ju mõistlik saata õhtuks teavitust, et ärge sinna lumetormi minge, mis oli siis 12 tundi tagasi. Nii et tegelikult on see kõik väga, väga üllas ja okei tegevus, minu arvates võiks isegi testida siis rohkem või testige kuidagi kitsama grupi peal või noh, et andke minna testige, et ei ole vaja testida 2 korda aastas ja iga kord vaadata, et mitte midagi ei tööta jälle. Mina olen ka sama meelt, et kõik, kes te selle testiga töötate, ignoreerige seda, ütleme siis negatiivset vastukaja, et jälle ei töötanud. See ongi testimise mõte, et teada saada, kus ei tööta, mis ei tööta, et siis kui vaja on, siis korda teha. Nii et see võiks ollagi ju midagi, mida testida siis kohe niimoodi innukalt, et kui nüüd ei töötanud, võtta nagu suurel loomal kinni asjadest ja sikutada, et teha see siis korda ja testida, sest tegelikult see oleks äge, kui see ju töötab igatahes. Ja tõsi on ka see, et sellise testimise käigus tulevad välja eritehnoloogiad, siis plussid ja miinused, et võib-olla see mobiilirakendusega on võimalik täpsemalt mingitele inimestele saata seda teavitust, aga nagu näha oli, et internet toimib koormuse põhjalt, et kui sul on kõik korraga avavad ühte linki ja see ei ole selleks valmis, siis tõesti mingi komponent võib maas olla. Võrreldes näiteks sellega, kui sa lased sireeni ja inimesed kuulevad seda reaalselt ja siis jooksevad teatud suunas, et see on lollikindla meetod. Aga mõlemal on oma plussid-miinused ja oma hind kindlasti. Igatahes ootame veel teste. Igatahes ootame, ma sooviks ka lõpuks kuulda sireene ja näha teste, mis ongi siis testid, et väga tore oleks, kui need jäävadki selleks, et me ei peaks siis kunagi päriselt lugema seda, et rakett lendab. Räägime nüüd edasi võib-olla sellisest teemast, milleks on uue põlvkonna brauserid. Ja räägime sellest, et lasi ju OpenAI välja oma brauseri ja Glen, sina oled seda testinud, kasutanud, oled saanud esmamulje kätte? Jaa. See on tegelikult nagu laiem teema, aga võib-olla ärme alusta kohe laiast teemast, alustaks konkreetsest, et ja siis võib nagu laiemalt heietada, et kas selle üldse mõtet on ja miks seda vaja on ja mis nagu iga uue asjaga nagu mul nagu kahtluse mõnikord rohkem kui peaks olema, aga uusi asju proovida on ikka tore. Vastus on ka üsna lai, et ilmselt hetkel on väga palju inimesi, eriti võib-olla need inimesed, kes ka suhtuvad võib-olla kogu sellesse keelemudeldindustesse ja chat-GPT-sse võib-olla mõnevõrra vainulikult, et mitte öelda skeptiliselt või ei kasuta seda väga, et kindlasti need inimesed
ei saa üldse aru, et miks peaks veel sinna brauserisse ka nii-öelda toppima siis selle sama asja sisse, mis niikuinii neile uksest ja aknast proovib sisse tulla ja nüüd on ta veel ka brauseris. Aga teistpidi on ilmselt inimesi, kes on kasutamas uusi asju, AI-d, keelemudeleid ja on väga rõõmsad, et nüüd on see brauseri ja mudeli selline ühendversioon mõnes mõttes väga konstruktiivne, et noh, kui nüüd tuua mingeid näiteid, no näiteks minul personaalselt on üksjagu tihti olnud olukordi, kus ma vaatan mingeid veebilehti. Nad on kas hästi pikad või keerulised või ma olen lihtsalt ise laisk. Ja ma tahaks, et AI või ChatGPT või ka Gemini teeks sellest veebilehest kokkuvõtte, siis seni on olnud niimoodi, et ma saadan nagu lingi, et noh, ma postitan, kopeerin selle lingi, saadan siis vastavasse mudelisse ja siis loodan, et see mudel suudab selle lingi avada ja siis asju teha. Noh, mõne lingiga see töötabki, aga on olemas ka üsna palju kohti, mis juba saavad aru, et see päring tuleb nüüd kusagilt mujalt ja mingi mudel pilves möllab ja seda linki ei õnnestu sellel mudelil avada. Ja noh, ma olen olnud tihti ka olukorras, kus ma lihtsalt nagu väga robustselt kopeerin kogu teksti ära, Ctrl A ja või Command A ja põmm, viskan selle kõik talle ette saba ja sarvedega ja ütlen, kuule, et näri nüüd palun sellest ruttu läbi, et mis sa sellest arvad. Ja see on mõnes mõttes tülikas. Selline brauser nüüd nagu siis on OpenAI nüüd olemas, Atlas, paneb need asjad kokku. See tähendab seda, et kogu aeg on minu ChatGPT-l ehk sellel samal ChatGPT-l, kellel on infot ka siis minu kohta, kui ma olen seda jaganud, kõik need mälud, kõik need vestlused. Ühesõnaga kõik see, mis ta minust tehab ja vastupidi, on nüüd selle brauseri kõrval. Kogu aeg mul nagu ühe kliki kaugusel, mis tähendab seda, et kui ma avan mingi veebilehe, siis ma saan kohe temaga arutada. Ta näeb sama veebilehte, sest see on minu brauseris, see info on tal kogu aeg olemas. Ehk et see ei käi nagu kuskil kaugel. Ja seetõttu ma olen avastanud, et tõepoolest sirvida, arutada ja küsida on väga hea. Sa teed selle sinna kõrval sidebaril lahti ja ütled, kuule näed, et ma siit valin mingit sellist kraami või mind huvitavad veel need asju, et kas sa leiad veel mingeid lehti või ja tõepoolest ta summeerib kokkuvõtteid ja kuna ta teab ka minu tausta, siis see kuidagi see tema vaatenurk on tihti üllatavalt pärske mõne koha pealt, ilma et ma peaksin seal kopeerima edasi-tagasi, et see on nagu esimene selline aspekt võib-olla, mis on äge, aga sellega kaugeltki selle brauseri võimekus ei piirdu, et tal on ka võimekus näiteks erinevaid tääbe avada ja loomulikult sulgeda. Ja samamoodi siis teha seda vajadusel ka hulgi või nüüd stiilis, ütleme selline klassikaline olukord, mul kipub ka olema nii, et brauseri ülemine rida, ma ei tea, kui ma praegu vaatan seda, mul on vist lahti umbes mingisugune, ma ei tea, 30 tääbi veel, kõik on sellised pisikesed mummukesed ja ma ei raatsi nendest ühtki kinni panna, sest mul on jäänud justkui nagu midagi seal nagu pooleli. Mingid YouTube'i videod, ma mõtlen, ma järgmine päev vaatan edasi, et ma seda ikka ei pane kinni. Mingid artiklid, mingid ühesõnaga, mul on nagu lõputult asju, mida ma ei pane kunagi kinni ja isegi kui ma panen brauseri kinni, siis ma alati hoian ka hinge kinni, et ta taastaks minu lehed, kui ma brauseri lahti teen, sest et siis ma kardan, et kõik minu väärtuslik arhiiv läheb kaotsi, mis seal üleval lahti on. Ja selle Atlase puhul, ma ei ole nüüd teda jõudnud nii palju kasutada, et mul oleks nüüd seal Atlases see rida neid mummukesi lahti. Aga ma saan Atlasele öelda, et näiteks vaata üleeile või eelmisel nädalal või mis iganes need YouTube'i videod, mida ma siis, ma ei tea, uurisin üherattalistest. Ja siis ta teeb need kõik mul lahti korraga põmaki. Või ma ütlen, et vaata, et mis artikleid ma sealt uurisin, et ta suudab nagu intelligentselt kaevata minu ajaloos ja avada need tääbid. Ehk et ma saan tegelikult panna need tääbid põhimõtteliselt kinni ja mul on selline tarka assistent, kes tegelikult hoiab silma peal väga hästi sellel tääbide ajalool. See mul hakkas tunduma päris äge, et ma nüüd siin mõned päevad nagu proovisin kasutada ja see tõesti nagu täitsa töötab. Ja loomulikult oskab ta siis ka nüüd, võib-olla muidugi ma ei ole vahepeal testinud, võib-olla oskas ka nüüd vahepeal, et ma kasutasin Gemini'd eelkõige YouTube'i videode kokkuvõtete tegemiseks. Aga nüüd Atlas teeb seda ka väga hästi. Seni mulle ChatGPT kogu aeg ütles, et ta ei suuda YouTube'i videost kokkuvõtet teha. Aga Atlas suudab, kui mul on see lehekülg lahti, siis ta on võimeline nagu koos minuga nii-öelda vaatama ära selle YouTube video kohe ja kohe sellest rääkima, et ma ei pea nagu üldse videot vaatama, ma teen mingi pooletunnise video lehe lahti ja ütlen, kuule, et millest mees seal räägib. Ja... See on nagu natuke naljakas, et tänapäeval me oleme jõudnud sinna, kus
sa ostad näiteks Youtube'ilt selle premium teenuse, et vaadata ära video ilma vahele segamiseta ja siis ostad ühe AI teenuse, kes vaatab sinu eest selle video ära ilma vahele segamiseta ja teeb sulle kokkuvõtte. Vanasti see Youtube'i video oli lihtsalt üks artikkel. Ja see on nagu omamoodi, on see tõesti naljakas ja muidugi ega need omadused ei piirdu ka kaugeltki veel sellega, et loomulikult üks selline. Ei, ma tegelikult lihtsalt, ma tahtsin vahel veel öelda seda, et mul on nagu mitu kahtlust, mida ma võiks kohe rääkida, aga minust suurim pluss, mida ma ootaks. Ma natukene olen seda Arki proovinud, millele nüüd järgline Dia brauser ja on ka ju teisi. Aga suurim asi, mida ma ootan, ongi selle vahelehtede või tääbide majandamine. Neid tekib palju, kui sa vähegi töötad ja veel erinevate asjade nagu paralleelselt vahetad projekte, mingid tööülesandeid, siis tekivad nad, kõik jäävad laiali kuskile, et selline intelligentne grupeerimine ja nende avamine, sulgemine on nagu väga suur töövõit oleks, kui see AI teeks seda minu eest. Igal Atlas seda praegu tundub tegevad väga hästi, ta on võimeline avama hulgim tähepekk ja hulgim ka neid kinni panema ja mitte siis kamaluga, vaid üsna selekteerivalt. Et ma ei ole tõesti seda nii süvitsi jõudnud nagu reaalselt kasutades, nagu ma ütlesin, nendest mustmiljonist tähebist, mis mul seal lahti on mõned ilmselt väga vanad ja Atlas on alles ju väga uus. Aga tundub, et ta natuke seda probleemi lahendab. Ja muidugi üks selline omadus nüüd tõesti, mis võib-olla hetkel on nüüd seisus, et ma ei tea, kas ma seda päriselt kasutas, aga see on naljakas ja see on astunud ühe suure sammu siis päris toimivuse poole, on siis see agendirežiim. No võt. Et agendirežiim on siis teadupärast midagi, mis ChatGPT valikusse ilmus juba mõnda aega tagasi. Ja siis me siin ka sellest rääkisime natuke ja seni ta toimis ikkagi sellise pilvepõhise lahendusena ehk et seal kusagil kaugel maal siis avati sessioon sellisest, kuidas ma ütlen siis kaugbrauserist, kes siis minu ekraanile näitas, mida ta teeb ja käis siis ringi ja midagi tegi ja see asi oli üsna selline habras. Tal oli oma virtuaalmasin, kus ta ise brausis sinu eest. Just, et ta ei olnud siis minu arvutis, aga nüüd on see agendirežiim minu arvutis, et tegelikult see protsess näeb siis arhitektuuriliselt niipidi välja, et nagu see otsustamist teeb ikkagi siis ChatGPT seal kusagil kaugel, aga ta juhib minu brauserit nüüd siin minu arvutis. See annab kohe selle eelise, et esiteks mul on hästi lihtsalt võimalik valida, et kas ma näiteks olen mingitesse keskkondadesse sisse logitud või ei ole. Et ma olen, ma ei tea, näiteks Amazoni, ma tahan, et minu profiil oleks seal või kuhu iganes mujale, kas või Gmaili või ükskõik kuhu, kus on vaja sisse logimist. Ma saan hästi lihtsasti teda usaldada ja öelda, et palun, ma tahan agendi režiimis olla sisse logituna. Ja siis ta on sisse logituna, sellega ei ole mingit probleemi. Ja ma saan siis öelda, et tee midagi, mul ei tulnud ka esimese hooga nagu kohe isegi pähe, mida teile siis nagu öelda, mida ma selle agendile ütlen, et ma teenigi brauseri lahti selleks, et ise seal ju ringi vaadata, et mitte selleks, et nüüd öelda kellelegi, et mine vaata ringi, et siis ma ei tee seda brauserit veel üldse lahti, aga mul üks selline praktiline asi, mis pähe tuli ja ma olen mõnede lehtede puhul tõesti vandunud, on keele ja valuuta või selle rahaühiku valik. Et kui sa lähed mingitesse veebipoodidesse, mul oli just Toomani pood, mul on ka seal oma konto, kus alati laeb ikkagi enamasti õige keele. Aga selline klassikaline näide, et sa tahad ruttu panna regiooni Eestiks, sa tahad ruttu panna valuuta euroks ja mõnel lehel on see kusagil all servas ja mõnel sa ei leiagi seda ülesse. Et siis ütlesin agendile, kuule, et palun, ma olen sellest regioonist, tee ruttu ära. Mobile.de Saksa auto järelmüügileht, kus on keelevalik on all põhjas hästi keerulises kohas. Just, see on väga hea näide muide. Vihje ja kui te seda ei leia, siis võitegi agendile öelda. Muide, see on hea leht, mida agendiga testida, et seda lehte ma kahjuks ei testinud. Aga ühesõnaga siis ütlesin agendile, et palun mölla, tee ära. Ja agent hakkas möllama, ta näitab, mis ta teeb muidugi. Seda on lõbus vaadata, sest et see kuidagi vilgub seal kollaselt ja sätendab ja kõik kursor liigub seal ekraanil. Ja siis ta siin kõrval riba peal muidugi loeb oma mõtteid kogu aeg ette. Nii, otsin üles selle valiku, vajutasin sinna. Ei, see valik ei teinud päris seda, proovin nüüd minna sealt altpoolt peale, aga ta on nagu selline hästi usin ja kohmakas abiline. Aga põhimõtteliselt ta tegi selle ära, ta tegi küll ära selle mingite minutitega. Ilmselgelt sellisel lehel nagu Tooman oleks ma teinud selle ära ise ilmselt sekunditega. Aga võib-olla selle minuti jooksul... Sama selline... Ma peale kohe lihtsalt selle jagama, tunned ikka peale nagu see eelmine saade rääkisid, kuidas sa siis AI keelemudeliga arutad seda, et panna lampe põlema. Et see on nagu fantastiline tsivilisatsiooni tipp, kus me oleme jõudnud. Küsimus on lihtsalt, miks on.
Ja ma just kuulan seda Gleni juttu ja jõuan järeldusele, kui mõttetu ja see kõik on ja miks meil seda kõike vaja on, tegelikult ei ole. Samas tekkis mul ka hunnik teisi küsimusi, aga ükski neist ei puuduta seda konkreetset brauserit, vaid hoopis Gleni interneti kasutusharjumusi. Ei no küsimus on nagu selles, et kui see nagu töötaks, ma ütleksin, et me oleme astunud praegu ühe sammu lähemale jälle toimivusele. Tegelikult kui ma teen selle mobiiltee lehekülje lahti selle asemel, et frustreeruda ja ropendada ja otsida seda keelt, ma ütlen kohe agendile, et muuda ära ja ta teeb selle ära 5 sekundiga või 2 sekundiga ja ongi juba üks asi, millega me harjume ära, et sa saad. Ja tegelikult me oleme ka ju, mõtleme sellest nagu meie praeguste kasutusharjumuste raamides, siis ta ongi kohmakas. See on see, et kui tuli esimene auto, et siis sõidame naaber külla selle autoga, aga kuule hobusega saab ju ka. Aga me ei mõtlegi selle peale, et autoga saab sõita teise riigi otsa. Et sa ei pea hobust vahetama vahepeal. See on väga, väga hea paralleel, et me oleme selles agendi maailmas täna täpselt selle koha peal, kus hobusega oli palju parem sõita, kaerapakk oli kogu aeg võtta ja ei olnud mingit bensiinimuret, eks ole. Aga agendiga natuke sama seis, ta on praegu kohmakas, ta on nagu naljakas, ta on nagu väike laps, keda peab käe kõrval hoidma ja vahepeal lahti laskma käest ja siis sa vaatad, kuidas ta ise ringi paterdab ja teeb. Sest ma proovisin ka teha muid asju, ma proovisin näiteks jällegi võib-olla isegi täitsa praktiline asi. Google Drive'is oli mul hulk mingeid faile ühes kataloogis ja teises. Mul oli vaja osad failid tõsta teise kataloogi ruttu ja jagada mingite inimestega. Selle asemel, et ise minna sinna lohistama ja möllama. Ma ütlesin agendile, näed, võta need failid sealt kataloogist, tõsta sinna kataloogi ja tee link. See on muide hea näide. Google Drive on ka väga kohmakas minu jaoks ja ühesõnaga see kategooria, mida sa praegu tõid näiteks on nagu see, et veebirakendused või lehed on tihti kohmakad, aga siis see nagu AI agent aitab sul kohmakusest üle saada, et sa räägid oma vajadust ja ta saab ikka ise hakkama selle kohmaka kasutajaliidesega. Ja kui ta ei saa hakkama, kui ta komistab mingisuguse captcha otsa või mida iganes, ta kohe, ta siis peatub, küsib sinu käest nõu. Huvitav, kas ta captchat ei lahenda või? Ei, selle mõte ongi selles, et inimene lahendaks. Et ta peatub selle koha peal. Ja DeepSeek äkki lahendaks? Ma ei tea. Ja seal on ka võimalik teda siis nagu suur punane nupp on seal all, et iga kell siis ka nagu peatada. Et kui sa ikka näed, et sinu pangakonto tühjeneb juba kosmilise kiirusega, siis sa saad vajutada stoppi ja siis ta nagu peatub. See on üks suur nagu teema ka, et kui see agendile anda üha rohkem privileege ja õigusi teha ja osta teha, ja siis on nagu see turva rünnaku vektorid üha tegelikult suureneb ju, et kui kavalalt veebileht võib püüda petta seda agenti tegema mingisugused lollusi, nii et see on nagu selline kasvav riskivaldkond. Agent samamoodi suudab ka veebilehtedel täita neid interaktiivseid vorme, mis on ka täitsa okei või isegi tore, et näiteks kasutada võib-olla veebipõhist Gmaili või mida iganes. Veebis on vaja kusagil kirjutada, siis ta kogu aeg näeb seda konteksti ja sa võid näiteks vabalt öelda, mis iganes, sulle teeb mingi ametlik kiri, sa tahad selle ruttu sama ametlikult vastata, siis sa ütled, et vasta või ütled agendile, kuule, et palun vasta sellele tüübile suhteliselt viisakalt saada ta hämarasse kohta ja agent teeb kirja lahti ja vastab või sa ei pruugi ka agenti avada. Sa võid ise avada selle vastuse vormi juba, eks ole, ja siis nagu highlight'id või teed sinna kirjutad kas või ühe sõna, highlight'id selle ära ja siis tekib kohe sinna kõrvale sükene valik, et las ChatGPT modifitseerib ja sinna kirjutad, mida sa tegelikult tahaksid öelda. Ja siis ta kohe teeb selle vastuse prõmaki sinna õigesse aknasse ja sa saadad selle ise ära. Näiteks. Ma nagu mõtisklen selle üle, et kas see on õigustatud, et ma installin oma arvutisse selle AI brauseri, siis on Atlas on OpenAI'lt, mis meil siin veel on, et tegelikult saad ka täna Gemini'd ju ka muide Chrome'iga liidestada, aga ma just selle mõtlengi, et kas nagu brauseri plugin ei oleks nagu võib-olla turvalisem esimene samm, kui ma tahan jagada seda konteksti, mida ma näen, kas ma pean kohe siis panema, aga samas mida ju teeb Microsoft, igal pool on Copilot oma juured sisse ajanud, et võib-olla mõnes mõttes sellist poolikut lahendust ei olegi. Mõtlengi seda, et tegelikult ma siin ise ei ole kasutanud Atlast, aga ma olen kuulnud nagu siin kommentaaridest, et tegelikult ei erine nagu eriti millegi poolest sellest, mida saab teha tavalise brauseri ja AI pluginiga, kas siis Chrome plus Gemini või Edge plus Copilot, et nagu tegelikult seal midagi uut nagu ei pakuta, aga ma ei tea, kas see on tõsi. Tore on selle puhul see, et kui sa oled selline ChatGPT power user või nagu jõukasutaja, siis just see, et sul on ühes tükis sellises viimistletud praegu ikkagi tervikus juba koos
see need kaks asja ehk et ma saan tegelikult selle vestluse, ma teen mingi veebilehe lahti, see jäi mul mainimata. Ma võin ka vabalt öelda, millist lõime oma vestlusest ma seal veebilehe kõrval näiteks jätkan, eks ole. Olgugi, et tal on selline ühendatud mälu kõikide osas, aga mitte nii detailselt. Aga näiteks ma toon mingi teise näite, et ma mingit konkreetset teemat näiteks olen taga arutanud võib-olla ennem juba ilma veebita. Võib-olla ma olen juba ennem küsinud mingeid asju, et ma ei tea, kuidas ühte või teist kolmandat asja tehakse. Ja nüüd ma avastan, et ma tahaks veebist ka sel teemal uurida ja ma lähen võib-olla teen ise mingi veebilehe lahti, aga ma ei taha alustada enam uut vestlust. Ma saan tegelikult valida oma vestluste ajaloos kohe selle sama vestluse sinna kõrvale ja jätkata koos selle veebilehega näiteks. Ehk et selle jutu sisu on see, et ta ikkagi integreerib just nagu kogu selle ChatGPT mäluga minust sinna just nagu selle veebi kõrvale ja lisab siis juurde kõik need teised omadused, millest ma rääkisin. Nii et ma ütleks pigem nagu kokkuvõttena, et muidugi on inimesi, kes ütlevadki seda nagu ei ole vaja, sest nende harjumused on teised ja nad ei tahagi seda üldse kasutada. Aga sama palju hakkab tekkima või võib-olla varsti isegi rohkem inimesi, kes avastavad, et ikka ta teeb mingeid asju sul mugavamaks ja annab sulle mingit väärtust või lisapakkumist juurde. Muidugi on aspekte, mis on täna kohmakad, aga nagu ma ütlesin, või me siin järeldusele jõudsime, et ega sa ei saagi kohe alustada niimoodi, et agent teeb sinu eest kõik ära ja ma ei tea, mis sa siis muidugi ise üldse teed, aga et see kõik toimiks. Selge, arvad, et kindel on, et see on kasvav valdkond ja hoiame sellel silma peal, aga lähme siit järgmise teema juurde. Meil on külaline kohale jõudnud, selleks on Maikraft Elisast, Elisa infoturbejuht. Tere, Mai! Tere! No me räägime muidugi sellest sinuga ja siin omavahel ka iga saade räägime sellest. Petukõnede, ütleme siis laviin on tohutu suur ja loeme uudiseid ja kuuleme inimestelt. Meie kuulajad kirjutavad, saadavad meile kirju, kuidas nendele tulevad petukõned ja inimesed kannavad üle petukõnede mõjul palju raha. Ja me juba jõudsime omavahel arutades ka selleni, et oleme me siin küll informeeritud ja teadlikud, aga mingis mõttes hakkab endalgi minema ära see enesekindlus, et äkki ma võin olla ka järgmine. Selline võlts turvatunne, et küll ma tunnen ära, et see nagu võib alt vedada. Mis sa arvad, Mai, kes on selle petukõnede, ütleme siis nagu sihtgruppi, kuidas üldse olla valmis, et kas mina võiksin ka sellega pihta saada või mitte pihta saada? Täna jah, petukõned probleem on väga massiline ja ma arvan, täna võib olla sihtmärk kes iganes, et ma arvan, et Eestis on väga palju inimesi, kes on tegelikult vähemalt ühe petukõne saanud. On kindlasti ka neid, kes on neid palju saanud. Et jah, et Elisas meil on petukõnede blokeerimine igapäevane töö. Täna meil on implementeeritud tehniline lahendus, mis võimaldab Eesti numbritega petukõnesid, mis tulevad välismaalt blokeerida. Ja selle tehnilise lahenduse oleme me teinud koostöös Teliaga ja peagi on liitumas ka tegelikult Tele2 selle lahendusega, et me suudaksime neid petukõnesid blokeerida. Kas see siis tähendab seda, kui mina saan kõne, mis tuleb Eesti numbrilt, vaatan, aga see jutt hakkab, tegelikult tuleb sellest kuskil petukõnede kõnekeskusest, võib-olla ilmselt kuskil teisest riigist. Et kas see kõne ei tule üldsegi läbi või te saate seda kuidagi siis jälgida või seda numbrit blokeerida või kuidas see aitab siis selle probleemi lahendamisele? No ma lisaks selle küsimusele ka selle, et see haagib samasse valdkonda, et kuidas operaatori pealt vaadatuna, et kuidas te üldse aru saate nüüd, et keegi teeb petukõne ja keegi ei tee petukõne? Väga head küsimused. Et kui me räägime Eesti numbritest, siis Eesti numbrid, kui nad tulevad välismaalt, siis seal on operaatori vaatest kaks võimalust. Et kas see klient on välismaal rändluses ehk roamingus ja see kõne peabki välismaalt sisse tulema või siis on tegemist võltsitud numbriga, mis tuleb meile välismaa traktide kaudu sisse. Ja kui need võltsitud numbritega kõned välismaalt, siis võivad tulla erinevate operaatorite välisühenduste kaudu. Ja see lahendus, millest meie räägime siin, mida me oleme siin
implementeerinud, siis tegelikult kontrollibki välisühenduste peal seda, et kas need Eesti numbrid on siis võltsitud või need numbrid on tegelikult päriselt välismaal ja nad peavadki sealt välismaalt tulema. aga kas selle võltsimise puhul või nagu kuidas see nagu lihtsustatult nagu aru saada on, et ma mõtlen, kuidas see võltsimise faktor seal siis välja näeb, et mida see helistaja on nüüd teinud, et ta võltsib, ma siis küsime siis nagu niipidi, et kas seal on ma isegi ei oska oma küsimust nagu vormistada, et kui ma olen nüüd kusagil kaugel maal ja helistan ja mida mina kui võltsija pean nüüd selleks siis tegema, et see inimene, kellele ma helistan, näeb nagu kohalikku numbrit, et mis seal taga siis tehniliselt kuidagi nagu toimub või et kui sa nüüd aru saad, kuhu ma sihin selle küsimusega natuke. Ja tehniliselt ma väga detailselt ei oska kirjeldada, kuidas täpselt seda kõike läbi viia, aga seal on praktiliselt paar võimalust. Esiteks sellel küberkurjategijal, kes neid võltsitud kõnesid Eesti numbritele teeb, tal võib olla ligipääs näiteks rahvusvahelisse telekommunikatsioonivõrku, mis võimaldab siis nii-öelda operaatorite vahel neid kõnesid omavahel suunata või näidata, et keegi tahab kellegi võrku helistada. Ja siis, kui tulebki välismaalt meie Eesti operaatorite võrkudesse kõned, siis need lastakse nii-öelda läbi, sest need näevad välja nagu tavalised kõned. Teine võimalus on see, et kasutatakse erinevaid VoIP või SIP protokolle, mis samamoodi siis võimaldavad valida suvalisi numbreid, mille pealt sa tahad neid kõnesid teha. Aga kindlasti on neid võimalusi veel, kuidas neid on teha. Ja see nüüd siis puudutab siis, me räägime ikkagi, et välismaal asub see pahalane, aga kas see ongi valdav enamik täna nendest, ma ei tea, tõesti sadadest tuhandetest või petukõnedest, kas need kõik tulevadki välismaalt, et ikkagi meil Eestist kohalikku mingit sellist petukõne keldrit ei ole? No neid võib ka olla ja kindlasti ongi selles mõttes, et petturid on väga leidlikud, otsivad võimalikke viise, kuidas inimesteni jõuda. Ühed kasutavad neid võltsitud numbreid, teised panevad endale kuskile SIM-boksid, on need Eesti, on need kuskil muu, mõni teine välisriik. Ja siis proovivad läbi nende siis inimesteni jõuda. Ja lisaks sellele, et on tavalised sellised telefonikõned, kasutatakse tegelikult ka erinevaid suhtlusrakendusi inimestele kõnede tegemiseks, näiteks WhatsApp ja neid rakendusi on veel. Kas sa tead ka ühest juhtumist, mis oli uudistes hiljuti? Eesti ametivõimud koos Europoliga lõid ühe ukse maha Lätis või mitu ust ja seal taga oli tõsine gäng, kes siis opereeris, kui ma saan aru, põhimõtteliselt 40,000 aktiivset SIM-kaarti ja selle SIM-kaardi pettusega siis aitasid kurjategijatel neid pettused läbi viia. Kas see on ka üks vahend selleks või? Kuidas sellised pettused tehakse? Kindlasti on selles mõttes, et neid saab kasutada, aga selles mõttes neid detaile ma selle Läti intsidendi puhul ei tea, et kuhu neid kõnesid siis tehti, et kas neid Läti SIM-bokse või SIM-farme kasutati Eesti inimeste vastu suunatud rünnateks või siis mujal maailmas, et selles mõttes tegemist on sellise rahvusvahelise küberkuritegevusega. Tulles nüüd tagasi jälle siis natuke võib-olla jutu alguse juurde, et kui meil ka see kogu see teema, loomulikult praegu me see statistikanumbrid on ju meeletud, me nüüd, ma ei tea, kas lausa igapäevaselt kogu aeg kuuleme nendest summadest ja kõnede arvust ja meil ka tuli kuulajakirju, eriti üks siuke hästi põhjalik, kes just väga palju nagu näitas näpuga just nagu operaatorite poole, et me kõik nagu üritame midagi teha, aga et oi kui paha, et miks operaatorid kohe nagu mitte midagi ei tee. Ehk et sa nüüd mainisid seda projekti, ma saan aru koos Teliaga, aga kas üldse nüüd on midagi, mida ikkagi operaatorid siis nüüd saaksid kohe nagu palju rohkem teha, et ma saan aru, et te ju praegu midagi juba teete, aga ikka me loeme kogu aeg uudistest, kuidas Eesti inimeste 100,000 ära kaovad, et mida siis üldse saaks teha? Nojah, see statistika, et kui paljud inimesed petukõnede ohvriks langevad, on tõesti
väga kurb ja kui me operaatorite poolelt vaatavad, mida me teha saame, et jah, et esialgu, et seni, kuni meil on hetkel see filter rakendatud, me oleme Teliaga jõud ühendanud ja kontrollime üksteise numbreid. Ma tean, et Tele2 on ka juba alustanud ja osaliselt ka oma filtri tööle saanud, et kui me saame selle siin 3 suure operaatori vahel ära lahendatud, et see filter töötab, siis me saame vaadata detailsemalt edasi, et mis on veel need võimalused, et mida me saame veel täiendavalt teha, et siis neid petukõnesid blokeerida. Aga jah, et seal nagu ma alguses siin mainisin ka, et need kõned ei pruugi tulla ainult telkovõrgu kaudu, vaid need tulevad ka üle interneti, et inimesed siis kui need tulevad üle interneti, siis me ei saagi seal tegelikult neid kõnesid blokeerida ja teatud juhtudel tavainimesel ongi väga keeruline aru saada, et kas see on tavaline kõne, on see üle interneti talle tehtud WhatsAppi kõne või mingid muud viisid, kuidas nendeni jõutud, et selles mõttes jah, et me operaatoritena saame proovida aidata neid tõkestada, aga kuskil jäävad meie käed ka lühikeseks. Aga jah, need petukõned ei ole ju ainuke viis, kuidas inimesteni jõutakse ja neilt raha välja petetakse, et on samamoodi sõnumid ja sõnumid on, nende puhul on samamoodi, et kas see tuleb operaatorite võrgu kaudu või tuleb samamoodi üle interneti erinevate rakenduste või siis näiteks iMessage või RCS sõnumite kaudu, kus samamoodi jäävad meie käed lühikeseks. Need on krüpteeritud, te ei saa skanneerida läbi on ju meie sõnumid, mis meile tulevad eri rakendustes ja isegi kui ma tahaks, et telko oleks see vahemees, kes teeks kõik korda, siis teisest küljest inimesed kasutavad rakendusi, kus telko ei näe, mis kirjutatakse. Jah, no pigem ongi see, võib-olla see küsimus oli ka ajendatud nagu sellest, et kuna see kiri just kui viitas, et ma ei tea, operaatorid nagu ei tee midagi ja vahivad rahulikult käed taskus, siis mina pigem nagu püstitaks selle küsimuse just niipidi, et kas siin üldse ikkagi kõige rohkem saab teha see inimene ise või et kas operaator üldse saab siis inimest kaitsta tegelikult sisse tulevate kõnede eest, kui kogu selle süsteemi teisel pool peakski olema selline võimalikult privaatsuse kaitsed ja kõik muud asjad, ehk me nagu ei taha ju tegelikult, et operaator piltlikult loeks läbi kõik meie sõnumid ja kuulaks üle kõik meie kõned ja siis otsustaks, milline on äkki vale või õige. Ei no jah, aga ma saan ka meie kuulajast aru, kes see oli vist Eerik, kes kirjutas meile oktoobri alguses, et tõesti operaatorite poolt on ju saaks mingi osa neid ära blokeerida. Aga kas muide veel üks hea küsimus, mis tuli meie kuulajatelt, mida meie saaksime teha, kas me saame kuidagi kaasa aidata? Meie saate kuulajad on siin ka, teeme meie kuulajatele komplimendina on keskmiselt haritumad, huvitavad ja tehnoloogiast võib-olla on nagu natukene teadlikumad, oskavad ära tunda, et midagi kahtlast on. Kas on midagi, mida me saaks teha, mis aitaks kaasa nende pettuste levikule, raporteerida Telekomile sõnumist või sellest kõnest, mis tuli selle aadressile või sellest Smart ID sessioonist, mida on alustatud? Jah, siis nagu mõtlen, aga see, et kui ma saan selle kõne nii-öelda kohalikult numbrilt ja mille muide ka mina mingi aeg tagasi ma rääkisin just saates, et ma pole saanud kahjuks ühtegi kõnet, aga hiljuti sain ma kõne jah, kus figureerisid sõnad elektrošotšik ja braveerit ja see tuli täiesti nagu Eesti, kui ma ei eksi, oli see lauatelefoni number nagu, et 6-ga algav number. Kus sa tead, mis siis lauatelefon tänapäeval? Neid kasutatakse. Mulle tundus, et see on selline ametkondlik telefon ja sellega tulleski sinu selle mõttekäigu juurde, et võib-olla kas ei saakski teha, siis me räägime siin muud äppidest ja igasugustest teavitustest, et mul olekski võimalik nagu kohe ka operaatori näiteks öelda, et see number pakkus mulle seda elektrošotšikut. Meil on tehtud meie kodulehel vestlusrobot Annikal selle kaudu on võimalik anda meile nendest erinevatest petukõnedest, petusõnumitest teada ja see jõuab tegelikult otse Elisa infoturbetiimini, kes siis saab neid teavitusi analüüsida. Nii põhimõtteliselt ma oleks võinud siis tegelikult selle numbri sinna Annikale öelda tegelikult. Just, et ta küll otseselt sulle hetkel veel konkreetset tagasisidet ei anna, et mis see tulemus oli, aga et igal juhul need teavitused kõik jõuavad meieni. Ma saan aru, et ma ei räägi Elisa eest, kas võiks seda üldistada?
et inimesed raporteeriga oma telekomi operaatorile, kui te olete saanud petukõne? jah, võib anda operaatorile teada ja samamoodi võib tegelikult CERT.ee-le anda ka teada, et meil on tegelikult nendega ka väga aktiivne infovahetus olemas ja kui sealt tuleb info, siis me saame seda alati kontrollida. aga kuidas praegune seis on, kas teie poole ka siis pahaseid või rõõmsaid kliente pöördub või raporteerib või et kas inimesed, kes saavad petta, siis kas nad eelkõige, ma ei tea, helistavad politseisse või ei helista üldse kuskile või just nimelt operaatorid tahavad midagi öelda või kuidas see meile tegelikult antakse väga aktiivselt teada, aga jah, juhul kui klient kannatab mingit finantsilist kahju, siis ikkagi esimene koht on politseisse pöörduda. Aga kui lihtsalt tahta teada anda, raporteerida nendest petukõnedest, siis võib jah operaatorile anda sellest teada. Ja meil see petukõnede teema käib tegelikult lainetena, et me näeme selliseid tsükleid, kus kliendid on aktiivsemad, mis näitab ka seda, et neid petukõnesid on rohkem liikvel. Et ma võtsingi siin selle statistika viimase paari kuu jooksul välja meie lahenduse osas, mida me siis blokeerime. Et näiteks kui seal septembri alguses ja septembrikuu jooksul oli keskmiselt umbes 20 000 kõne päevas, mida me blokeerisime, siis viimastel oktoobri nädalatel on olnud need 100 000 kõne juures päevas. Massiivne number, ühe operaatori kohta oli ainult massiivne number. Et seal on küll meil jah praegu seal need numbrid, mida me Telia kohta kontrollime, on kõik koos, aga Telial on oma numbrid ja kui teised liituvad ka, siis neil on omad numbrid, et need välismaa kõned, mis tulevad sisse, näiteks meie numbrid võivad samamoodi tulla teiste operaatorite välistraktide kaudu sisse ja siis sõltubki sellest, et kas seal on see blokeering peal või ei ole. Aga jah, et meil oli need viimastel nädalatel on olnud väga aktiivsed petukõnede lained ja me oleme tõesti siin neid 100 000 kõne päevas blokeerinud, kus tõesti rekordpäev oli 150 000 kõne. Et see on tõesti väga-väga massiivne. Mul tekkis nagu huvi ka, et kas see blokeerimine, ma saan aru, et iga inimene ei jõua seda ammugi läbi vaadata, kas see tähendab kuidagi seda, et see süsteem nüüd automaatselt tuvastab, et see ei lähe nii-öelda need otsad ei lähe nii-öelda kokku ja lihtsalt ei lase seda kõne läbi või juhtub seal kuidagi ka niimoodi, et ma ei tea, see kõne veel mingit aega toimub ja siis katkestatakse või nii ei ole, eks ole. Ikkagi see kõne ei jõuagi üldse toimuda. Jah, kõne ei jõuagi inimesele kohale. Te näete selle süsteemi kaudu ka siis, et kust kohast need 100 000 kõned tulevad? No me näeme seda, et nad tulevad meie välisühenduse kaudu, kes ja, meie järgmised. Ja sealt edasi tegelikult on nagu juba üsna tume maa, et kas ta tuli nüüd Albaaniast või Ukrainast või mingist kolmandast riigist. Kas seda saaks täpsemini siis viia allikani välja, kui maailmas operaatorid teeks kuidagi paremini koostööd? Sellele küsimusele ma jään praegu vastuse võlgu, aga ma uurin seda kindlasti. Kui sa nüüd mainid, et siin 100-150 000 kõnet, kui suur võiks olla siis see hulk veel kõnesid, mis ju läbi lähevad, siis läbi läheb ka ju kõvasti, et kas need trendid kuidagi on siis nüüd tõusvad, mainisid nagu lainetena või et süsteem tõhustub kogu aeg või kuidas see üldine pilt võiks olla, et kui sa nagu võrdled, siis ütleme, et see kõik kõned, ma ei kujuta ette palju mobiilivõrgus üldse tehakse midagi päevas kõnesid, et võib-olla 100 000 ongi hästi vähe võrreldes kõigi kõnedega või et kui need numbrid kõik panna nagu kõrvuti, et läbi tulnud petukõned ja blokeeritud petukõned ja kõik kõned ja ma ei tea, kas sellest statistikast ka sellist pilti välja joonistub. No ma arvan, kui me saame siin 3 suure operaatori vahel selle lahenduse või filtri korrektselt tööle, siis me saame näha, kui palju neid kõnesid tegelikult on ja palju üritatakse. Ja ma usun, et see juhtub varsti. Mainid just nagu seda 3 operaatori asjad, see oleks nagu hästi oluline, et kas siiski on ju, teie 2, siis olete ju ka väga suured ikkagi, et ega see ju nüüd, et kas see toob mingi väga suure kuidagi kvalitatiivse või kvantitatiivse hüppe, kui nüüd oleks 3? Ma olen üpris kindel, et see toobki sellise suurema hüppe nende petukõnede blokeerimisel, kui meie saame siin oma vahel selle lahenduse tööle. No, minu arust on see väga hea uudis. Küll alati sellised head uusid on see, et mida varem nad tulevad, seda parem on ju, et kui tuleks nad juba rutemini. Samas mingi realist minus ütleb, et küberkuritegevuses kassihiire mäng ei lõpe kunagi ja kui pannakse üks uks kinni, siis hakatakse uusi uksi katsuma. Et kas sa, Mai, nagu arvad, et
see, kus me tehnoloogias praegu oleme, no me siin saates räägime ka sellest, mida tehisintellektiga iga saade saab teha, inimese häält jäljendada ja kirjutamine, kogu see. Kas see nagu pettuse tegemise hind on läinud tehisintellektiga nagu palju väiksemaks ja palju lihtsamaks, et sa saad kuidagi inimest veenda niimoodi, mis jätab mulje, et see kõik ongi päris ja ma peangi oma raha kuskil üle kandma? No ma arvan ise seda, et ta kindlasti läheb aja jooksul küberkurjategijale odavamaks, aga täna, kui me neid kuulame ju, mis petukõnesid tehakse, et seal ikkagi on reaalselt inimesed taga ja Eesti inimesed on seal taga, et seal veel kahjuks hetkel, õnneks veel tehisintellekti pole, aga kahjuks on seal nii-öelda eesti keelt oskavad inimesed, kes meie inimestelt raha välja petavad. No kas see on liikunud siis ikkagi just ka sinna eesti keele suunas, et mulle tuli küll personaalse kõne vene keeles, mina olen nagu aru saanud, enamik neist kõnedest on vene keeles. Ma ei tea, on sul sealt poolt ka äkki mingit sissevaadet või no, mina infot? Olen kuulnud ikkagi sulaselges eesti keeles neid petukõnesid. Mis just viitab sellele, et inimesed on siis kas täitsa lokaalsed või vähemalt teevad siis tööd lokaalselt kuskil kaugema firma heaks. Või on äkki juba ikkagi tehisintellekt nii heaks läinud, et kasutatakse seda ära või kuidas sellega on? Mina seda ei usu, et ikkagi ma arvan, et ikkagi inimesed. Ikkagi inimesed täna, et kes seda teevad ja mis nende petukõnede kohta veel näiteks öelda, et jah, et me räägime siin inimestele seda, et ära sisesta oma PIN 1, PIN 2, aga unustame rääkida seda, et tegelikult need kõned on hästi usutavad, nad mängivad sellele, et võita kohe seal kõne alguses inimese usaldust ja nende PIN 1 ja PIN 2 küsimine on selline viimase hetke samm, kus inimestelt nii-öelda muus eas küsitakse, et viiaks inimese nii-öelda tähelepanu ära, et ta siis need PINid seal sisestab, et selles mõttes jah, et inimesed jah, kindlasti peaksid olema alati valvsad, et ükskõik kui hea jutuga keegi tuleb ja kui usaldusväärne ta telefoni teel tundub. Tead, aga siis paar sõna veel ka, kui juba kasutame juhust Elisa hiljuti, mina nägin seda sellise ebameeldiva üllatusena, et ma olen selline, kuidas ma ütlen, sarihiline arvete maksmisel ja Elisa saatis mulle alati teavituse, et jälle on sinu arve maksmata, palun kliki siia ja maksa ära. Mina klikkisin, maksin ära ja kõik oli hästi. Ja üks päev ma avastasin, et seda kohta enam pole. Tuli mulle sõnum, et arve on maksmata, mine palun meie ise teenindusse, maksa ära ja kui sa ei maksa, siis varsti tuleb tasuline kiri. Ja see ajas mind väga kurjaks, sest et sellega oli hästi lihtne maksta sellega, et ma klikkisin siia ja maksin. Miks ma enam nii teha ei saa? Oled sa kindel, Glenn, et need kirjad tulid Elisast ikka sulle? Ma ei tea. Ja see muutus toimus sellepärast, et meie kliendid said petukirjasid arve maksmisega seoses ja meil oli mõned kliendid, kes reaalselt kandsid raha petturitele ja selleks, et just kaitsta enda kliente selliste pettuste eest, siis me suuname nad edaspidi ise teenindusse. Me võtsime ära makselingid meie e-kirjadest ja ka sõnumitest, kuna ausalt öeldes neid makselinke on tavainimesel väga keeruline kontrollida, kus lehekülje peal ta on, kellele ta täpselt maksab. Et petturid on ka väga kavalad, oskavad inimestele teha väga reaalseid õnkitsuslehti ja just selleks, et oskaksime meie ise klientidele paremini selgitada, et kuidas nad aru saavad, et nad on õiges kohas arvet maksmas, siis selline otsus sai tehtud. No ma hakkasin ise praegu kahtlema, et kas ma ikka maksin praegu, aga tegelikult e-arvet, Glenn. Aga tegelikult seal on ju, seal on ikkagi ju näha ka maksmisel, kui ma maksan, tuleb ju ikkagi teavitus, kellele ma maksan, et seal kindlasti siis ikkagi inimesel mingil määral just tähelepanematust, et ta ei pane tähele, et selle makse saaja on siis antud juhul siis Elisa, et see makse saaja ei saa olla Elisa, seda ei saa ju võltsida, seal peab olema ju mingi Kaimani saarte konto või mis iganes. No jaa, aga seal petturid oskavad väga reaalselt näidata õngitsuslehel, et sa maksad arvet Elisale. Ja, et sa nagu ei süvene siis, kuhu sa maksad. Ei tõesti, ma muutusin praegu ettevaatlikuks, kas ma ikka olen maksnud Elisale. Ja seal kui su teenus töötab, sa äkki oled maksnud. Aga seal on ja selles mõttes, et kus inimene, veebilehel sa võid näidata inimesele mida iganes on, et sa oled seal Elisa makselingi peal, hakkad Elisale 40 € maksma, aga jah, kui sulle tuleb juba Smart ID-ga
see kinnituseks koodide sisestamise leht ette ja sa näed, et sa tegelikult maksad 650 või 1000 või 2000 eurot, et siis jah, kui sa märkad seda, siis sa ei tee seda ülekannet, aga kui sa ei vaata, sa maksad ära. aga kas see oli siis midagi massilist lausa või kuidas, kui see ka paari sõnaga kokku võtta, et palju inimesed siis maksid raha oma arvates Elisale ja tegelikult ei maksnud või et kuidas summeerus see? Ja seal meile teadaolevalt, mis me politsei statistikast nägime, et üks klient kaotas 650 eurot ja teine ka sinna 700 euro kanti. Aga jah, seal üksikjuhtumid nagu mõnes mõttes ikka. Jah, üksik, aga neid sarnaseid õngitsuskirju saadeti ka teiste operaatorite klientidele ja seda ma ei tea, kui suured kaotused seal olid. Aga jah, kuidas need petturid selles mõttes tegutsevad, et jah, et logitakse taustal kliendi panka sisse, samal ajal tehakse seal mitu maksekorraldust ja siis pärast trikitatakse inimene see uuesti seda PIN-2 sisestama, kus ta teebki korraga kõik need mitu makset korraga ja saadab need suured summad kuskile välismaale. Kuidagi peab see pettur teada saama, keda adresseerida huvitav, kas siis pommitatakse valimatult või meil ka see kuulekiri kahtlustas äkki mingid andmebaasid lekkinud kusagilt või seda ju ometi ei ole? Need, kes need kirjasid saavad, on suvaliselt. Täitsa juhuslikult, et meil on olnud saatnud klient või saatnud kirjasid ka inimesed, kes ei ole Elisa kliendid, aga nad said meie õngitsuslingi. Kuulge, meie saateaeg on läbi. Mai, suur tänu sulle tulemast ja rääkimast. Me loodame sind jälle kutsuda, kui on häid uudiseid sellest vallast, kuidas petturitega võitleme. Samas realist ütleb, et võib-olla me peame sind kutsuma, kui on drastilisi uudiseid, et see olukord on raske. Eks see võitlus kestab. Aitäh, et sa andsid nõu ja rääkisid natukene Telekomi poolt seda pilti. Suur tänu kuulajatele. Oleme tagasi nädala aja pärast ja nägemist. Saadet toetab Volkswagen, luues elukestvaid suhteid.